tulemast minu järgmisesse reisivloogi. Täna on 22. veebruar, pühapäev ja meil läheb täna õhtul siis lend Dubaisse. Lend läheb meil kell 9:30, et meil on siin natukene veel aega sättida, et see tuba on korralik kaos hetkel. Selle tegelase peab varsti ära viima sõprade juurde ja mina ootan hetkel siis Stevenit koju, et ta aitaks mul teha mõned viimased valikud riiete osas, mida kaasa võtta. No selle preiliga peab siis kohe varsti jätma hüvasti. Aga preilil on tore sõbrannadi juures, eks? Oleme nüüd lennujaamas ja meil on boardinguni üle mingi tunni aega. Tulime seekord mega vara lennujaama, sest eile oli siin mingi räige möll olnud. Mega pikad järjekorrad seal turvakontrollis, aga täna tulime ja mitte ühtegi inimest põhimõtteliselt ei ole, lennujaam on jumala tühi. Et me saime kohe tulnud sisse ja nüüd istume siin. Mõtlesin, et kuna täna eriti liigutud ei ole, et võib-olla ma lähen siis teen natukene trenni. Jõudsime Dubaisse. Me juba viisime oma asjad hotelli ära, kuna me veel tuppa sisse ei saa, siis me pidime enda kohvrid sinna ette jätma ja tegime kiire riietevahetuse ja hakkasime ranna poole liikuma. Siis meil jäi veel siin mingi acai bowli koht tee peale, võtsime väikse acai bowli ja ma ei tea, kas see midagi kuulda ka on, aga ma tegelikult, mul on nüüd väike mikrofonikene, aga sellel on aukutüvi. Nii et ma ei saa seda veel kasutada. Järgmine kord äkki. Me hakkasime siis ühte beach clubi minema ja see peaks põhimõtteliselt kohe siin samas olema. Ja siin on nagu siuke ehitustander, et ma ei tea, mis seal beach clubis nagu on, aga lähme vaatame. Lõpuks läbi suure vaeva jõudsime siia Parasti Beach Clubi ja võiks nagu suht mõnus koht olla, aga see ehitustander on siin ilmselgelt täpselt kõrval, nii et väga mõnus ei ole. Ja enne kui me olime mingi 1 või 2 minuti jalutuskäigu kaugusel, siis me veel kõmpisime mingi 10 või 15 minutit ja me ei leidnud seda kohta, sest me ei saanud lihtsalt kuskilt minna, sest kõik oli nagu kõik oli seda ehitusvärki täis ja siis me lõpuks pidime takso tellima, nii et me sõitsime taksoga veel mingi 10 minti ja maksime, ma ei tea, mingi 10 euri äkki või, et nice. Ja Steven sai 17 euro eest õlut. Kuidas maitseb? Nagu kuld. No siis on hästi ju. Saku. Käisime nüüd seal Parasti Beach Clubis siis ära ja see basseiniala oli seal väheke nagu parem. Küll oli küll seda nagu ehitusmöll oli sealt ikka kuulda, aga ikkagi ei olnud nagu nii hull ja muusikaga mängis seal. Saime nüüd lõpuks enda hotelli toaga kätte. Teen kiire room touri. Siuke pisikene, aga väga korralik. 18. korrusel oleme me siis, aga meil siin seda rõdu ei ole, aga päris kena vaade ju. Sättisime ennast nüüd veits valmis hotellis ja lähme õhtust sööma.
Ilmselt lähme Cheesecake Factory'sse, meil ennem jäi see juba tee peale ja Steven pole kunagi käinud Cheesecake Factory's, et mina osas ikka käisin seal päris palju kordi. Päris mulle meeldib see koht. Lähme vaatame, mis siin siis pakutakse. Aga hotelli kohta nii palju, et see on siis Dubai Marina piirkonnas ja me oleme siin selles hotellis 4 ööd ja teised 4 ööd oleme Burj Khalifa juures. Teatasime ära niimoodi, et 4 ja 4, kuna nüüd vähemalt Dubais on päris pikad, siis on mõistlik planeerida niimoodi, et oled nagu pool aega ühel pool ja pool aega teisel pool, et ei peaks nii palju trippima. Et meil siin täna juba Marina alal oli nagu päris palju trippimist. Cheesecake'i portsud on mega suured, nagu ikka. Me võtsime siis pasta carbonara, maisi ja mingid kevadrullid. See mais on ülihea. Jookideks võtsime mingid limonaadid, mis on ilmselgelt cheesecake'ile omaselt siis refillitavad ja need on nagu mega suured. Jõudsime lõpuks hotelli tagasi ja seal Cheesecake Factory's oli tõesti see söök väga hea ja eriti see mais, see oli kõige lemmikum mais, mis ma üldse kunagi söönud olen. Stevenile ka väga maitses ja kõik see kokku maksis siis alla 50 €, et tegelikult väga hea hind. Ja peale seda siis me jalutasime natukene seal Dubai Marina piirkonnas ja Blue Waters Islandi poole ka. Ja nii ilus on lihtsalt siin, et ma ei tea, igale poole vaatad, nagu ei tea, kummale poole nagu filmida või pildistada, kõik on nii ilus. Aga kell hakkab nüüd 9 saama ja me oleme jumala väsinud. Peakski varsti ilmselt magama ära minema, sest me oleme öösel, ma arvan, mingi 3-4 tundi võib-olla maganud. Tere hommikust! Täna on teine reisipäev ja täna on 24. veebruar, Eesti Vabariigi sünnipäev ja meie tulime hommikust sööma sellisesse mega lahedasse kohta nagu La Nena kohvik ja see asub suht suvalises kohas, et siin läheduses nagu mitte midagi muud ei ole. Aga ma juba ammu leidsin selle ja see on tõesti nagu üliäge. Siin kõrval on nagu ühel pool on nagu sügane pood, kus sa saad osta igast lahedaid, ma ei tea, mingid mavimeisterdused, mis iganes, vaasid ja küünlaalused ja igast asjad. Ja teisel pool on siis kohvik. Hommikusöögi juba sõime ära siin. Mina võtsin siis croissanti burrataga ja vaarika kaste oli seal peal. Vaarika moos, see oli ülihea. Ja siis meil oli veel avocado toast. See oli ka täitsa hea. Ja 3 jooki oli meil, tee, kohvi ja kombucha ja see kõik kokku koos tipiga oli 40 €. Väga nagu okei hind. Ja siis mul on veel siin selline väike mikrofon nüüd ka, et oleks parem heli. Steven ütles, et ma olen nagu mingi uudiste ankur siin. Väga tore. Õues on nii palav, nii et me tulime korraks mingisse bussiootepaviljoni, mis on siuke kinnine pisike ruum ja siin on konditsioneer. Puhkame korraks siin. Kuidas on? Hea. Väga hea. Aga jätkame nüüd enda matka siis ranna poole. Siin on hästi palju
hotellide randu, ehk siis meil on vaja otsida üks public beach. Ja õues on mega palav, õnneks siin on täiega mõnus tuul, aga see bussi peatuses väike jahutus oli väga mõnus. Jõudsime siia ranna äärde nüüd kohale. Väga üllatav oli, kohe ranna ääres olid mingid mehed, kes andsid meile lihtsalt tasuta 2 pudelit vett järjest, nagu seal turistidele anti. Ja rand tundub ka väga mõnus, et see on nagu niisugune pisikene mingi lahe sopikene. Ja seal taga on muidugi jälle mingid suured ehitustööd, aga õnneks on piisavalt kaugel, et siia seda suurt müra nagu kosta ei ole. Ja tagataustal siis paistab Burj Al Arabi vaade ka. Kell on 7 õhtul ja me teeme nüüd natukene aega parajaks. Siin jalutame mariina ääres ja ootame õhtusöögile minekut. Et meil 7:30 on kokku lepitud õhtusöök mu tiimikaaslase ja ta perega. Ja lähme teeme nendega ühe mõnusa õhtusöögi ja tähistame Eesti Vabariigi aastapäeva. Jõudsime just hotelli tagasi. Käisime täna mingis Itaalia restoranis siis õhtust söömas ja väga hea söök oli seal. Sõimegi pitsat ja pastat ja kõhud on täiega punnis ja nüüd oleme hotellis tagasi. Ma näitan, asi on muidugi mingi mõnus araabia asi käib taustaks, aga meil on mõnus vaade siit hotellitoast. Nii kena. Tere hommikust! Meil on 3. päev ja me suundume hommikusöögile. Hommikusöök on söödud. Käisime meie hotelli lähedal ühes armsas hommikusöögi kohas siis söömas. Ja söögid olid väga head. Ma võtsin acai bowli ja siis ma joogiks võtsin Red Velvet latte, mis oli ka väga hea. Ja see koht ise oli ka nagu ülinunnu ja mitu korda olid Fred ja Kenny lood, mis oli ka väga hea. Ja ainuke asi oli see, et seal kõrval oli jälle mingisugune ehitus ja hull mingi puurimine ja toksimine käis kogu aeg. Et mis on nagu Dubais suht tavapärane, vist igal pool on mingi ehituse värk. Aga nüüd tulime siis siia Atlantiste palmi juurde, siia palmi nagu tippu. Alguses me tahtsime siia tulla selle monoreiliga, aga hommikul vaatasime, et see on kinni praegu, millest on mega kahju, sest sellega läks nagu nii hea vaade on lihtsalt otse sellele Atlantiste palmile siis. Aga nüüd me siis jalutame siin palmi tipus, mingi siuke ilus promenad on siin. Jalutame siin ja nüüd jalutame teise selle Atlantise hotelli juurde, Atlantiste Royal. Lähme vaatame, milline see välja näeb. Oleme nüüd natuke siin Atlantiste Royalis ringi jalutanud ja siia saab täitsa nagu vabalt
ilma siin hotellis ööbimata lihtsalt sisse jalutada. Hotelli ees receptionis kohe inimesed võtavad sind vastu. Ütlesime, et tahame niisama ringi vaadata. Siis öeldi, et okei, vaadake, jalutage ringi. Kohe varsti hakkab mingi purskkaevu show. Iga täistund siis korra, siuke lühike mingi paar minutit kestab. Ja nüüd oleme siin ringi jalutanud ja mega ilus on siin. Ja nüüd võtsime mingist beach barist mingid siuksed kokteilid. Naudime siin neid jooke. Ja muidugi rannatoolide kasutamine on ekstra hinnaga, et see oli mingi 250 dirhamit vist päev või midagi sellist. Aga võib-olla vette saaks niisama ka minna, aga me chillime siin niisama, väga mõnus on. Ja varsti lähen Ketriiniga Aura Skypooli, kuhu ma juba eelmine kord väga minna tahtsin, aga siis ei jõudnud sinna ja nüüd seekord oli see koht kindlalt listis, nüüd saab selle ära käidud. Tere hommikust! Täna on neljapäev ja meie 4. reisipäev ja täna meil on siis viimane päev siin hotellis. Et täna me lähme siis kohe kell 10 lähme siis ühte beach clubi, mille jaoks me saime eile juba siit hotellist siis mingid sellised käepaelad. Et meil hotellil on siis mingisuguse beach clubiga nagu koostöö, et me saame siit nagu parema hinnaga osta pääsmeid siis sinna beach clubi. Ja siis me otsustasime, et me täna päeva esimese poole siis vedame seal päevitades. See asub seal ka Palmi saare nagu tipus suhteliselt, selle Atlantiste Palmi hotelli päris lähedal. Et meid siit hotellist siis meil tuleb buss järgi ja buss viib meid siis otse sinna ja toob tagasi ka peale lõunat, et me ei pea ise siis mingit taksot veel eraldi endale tellima, mis on väga mugav. Ja see pääsemaks siis ka sinna mingisugune 20 midagi eurot, millest nagu pool on veel kasutatav seal söögi ja joogi peale, et need tavapääsmed olid mingi alates 55 äkki 60 eurot, et päris korralik hinnavahe. See on siis see meie beach club, et me saame kasutada nii seda randa, kui ka seal seespool on basseinid. Siin kõrval muidugi käib jälle mingi suuremat sorti ehitus. Ja siit siis paistab see Atlantiste Palm ja Atlantiste Royal hotellid, kus me eile siis käisime. Siis sealt kaugelt häguselt paistab veel Burj Khalifa, Burj Al Arab. Ja siinpool siis see kõrge torn on siis see Aura Skypool, kus me eile käisime. Ja see peaks siis olema veel värskelt pressitud ananessimahl. Maitseb küll ülihästi. Kui 11:30, kui me siia jõudsime, oli siin suhteliselt vaikne, siis nüüd 2 tundi hiljem on põhimõtteliselt vist kõik need kohad täis, et korralik möll käib.
me jõudsime nüüd sealt Beach Clubis tagasi, et hetkel ei tundu õnneks, et ma kuskilt väga põlenud oleks, aga väga mõnus oli seal lebotada ja päikest võtta. Aga ma tahtsin natukene eilsest päevast ka veel rääkida. Aura Sky Pool, see oli nagu täiesti mega, see oli nii äge, et kui me alguses arvasime, et me ei saanud endale vist kõige nagu paremat kohta, siis sinu kohale jõudes see, kuhu meid juhatati, siis me olime küll mingi okei, need on nagu ilmselgelt kõige paremad kohad, mis siin üldse on. Et need ei olnud nagu need päevitus nagu lamamistoolid, et need olid siuke sofabeed, et me saime seal nagu istuda ka, et me ei pidanud nagu seal nagu lebama terve aeg, et hästi nagu mugav oli ja päike hakkas suht kohe, no mingi kella 4 äkki hakkas päike meile nagu terve nistiga peale paistma, et väga mõnus oli. Ja see ongi siis mingi 50. korrusel asuv selline infinity pool, mis on nagu 360 kraadi vaadetega tervele nagu Dubaile siis. Et sa said seal valida, millise vaatega sa siis tahad. Et meie tahtsime siis sellist, kus päike loojus, et mis oli siis Marina View ja see oli, me saime siis kõik nagu vaated ka läbi seal käia, et ujuda põhimõtteliselt saadki nagu terve selle ringi seal peale nagu ujuda. Ja meie see vaade oli ikka nagu kõige parem, nii et me tegime väga hea valiku ja see oli kindlasti üks tipphetkedest, kindlasti väga soovitan. Ja hind oli siis niimoodi, et meil oli äkki ta kuskil midagi 90 eurot oli siis see, nagu see koht ühele inimesele. Ja söögid ja joogid meil läksid seal kokku äkki midagi 60 euri kanti, nii et kokku näkku siis mingi 150 eurot, aga no see oli nagu täiesti seda väärt. Nüüd me liigume jahituurile, päikeseloojangu jahituur hakkab siis meil kella 5 ja päike loojub umbes, ma ei tea, mingi 6:15, meil kestab see 2 tundi, nii et näeme ilmselt väga ilusat päikeseloojangut. That wheel or the biggest wheel in the world that's staying to buy. Then we're going to enter Dubai Marina. Hommikust, meie reisi 5. päev on täna ja meil on kõik asjad juba pakitud ja hakkame kohe siis liikuma meie teise hotelli poole. Meie teine hotell asub siis Dubai Malli ja Burj Khalifa lähedal ja ma arvan, et ma pean selle video tegema 2 osas, kuna see tuleb muidu liiga pikk. Nii et näeme siis juba järgmises videos.